Aktivaatorid paigaldatakse autos mis tahes mugavasse kohta. Aktivaatorid võib paigaldada enne ja pärast filtreid, enne ja pärast pumpasid, ühe võib paigaldada paagi ja teise mootori juurde. See tähendab, et aktivaatorit võib paigaldada mis tahes mugavasse kohta. Aktivaatori paigaldamine on kategooriliselt keelatud terasest kütusetorule. Aktivaator paigaldatakse kütusetorustikule, mis on valmistatud alumiiniumist, vasest, kummist, plastmassist, roostevabast terasest, see tähendab sellistele materjalide pindadele, mille külge aktivaatorid ei tõmbu. Aktivaatori komplekti võib kinnitada erinevates asendites, kuid tähelepanu tuleb pöörata kummagi aktivaatori poole kinnituskohtadele. Nüüd paigaldame aktivaatori kütusejuhtmele. Tuletan meelde, et ainult kütuse pealevoolu poolel. Tuletan meelde, et diiselautodel tagasivoolu kütusetorule ärge paigaldage. Gaasiseadmetega varustatud autodel aktivaatorid paigaldatakse enne reduktorit, kuni gaas on vedelas olekus. Nüüd paigaldame rahulikult kütusevooliku, mille ümbert tuleb tihedalt kinni hoida. Nagu näete, pole siin midagi keerulist. Kui teil tekib raskusi kütusevooliku määramine, siis iga mehaanik aitab teid. Muidugi seisneb küsimus selles, et missugune mehaanik on huvitatud aktivaatorite paigaldamisest autole. Mootor hakkab paremini ja vaiksemalt tööle. See ei meeldi ühelegi mehaanikule, sest ta on kaotaja rollis. Edasi, aktivaatorid ei peeta konstruktiivseteks muutusteks autol, sellepärast ei teki teil mingisuguseid probleeme auto tehnilisel ülevaatusel.